Tervitused Soomest! Näete, mul on isegi Soome lipp peas, sest ma olen Soomes. Ja kus ma olen Soomes? Oma kodulinnas Somerool! Traktor tuleb, traktor! Ma ei oska autoga enam vlogida, ma ei ole see autovlogger enam olnud. Ma olen tulnud oma kodulinna Someroole, kus ma veetsin pool oma elust enne, kui ma siit ära kolisin. Ja ma mõtlesin, et tänases videos ma näitan teile mõndasid kohtasid siin Somerool, mis olid minu elus suure tähtsusega kohad. Ma mõtlesin, et me võiksime käia ja vaadata üle need koolid, kus ma käisin. Kui te vaatasite paar videot tagasi, kus ma rääkisin sellest, et ma olin nõmelaps, siis ma saan näidata neid koole, millest ma seal rääkisin, mille kooli õues ma filmisin totraid videoid narkootikumide tarbimisest. Siis ma mõtlesin, et me võiks käia ja piiluda seda maja, seda mahajäetud maja, kus me Mariaga käisime kunagi. Rannavälja Mariaga, kui ta mul külas käisid, siis me käisime seal mahajäetud majas. Et me võiks seda piiluda. Ma küll tegelikult ei tea, kus see on. Ma ei mäleta. Aga nuputame selle välja. Ja siis me kindlasti võiks minna ja piiluda korra seda kuuri, kus ma ööbisin, kui ma elasin nagu korteris siin Somerool. Seal korteris on Sydney YouTube'i karjäär saanud palju videoid. Ma arvan, et seal on uued elanikud sees. Ma eeldan, aga võiks korra sinna õue nagu lihtsalt piilama minna, et mis seal toimub ja vaatame nagu õuest seda kuuri on ju, legendaarset kuuri. Ma ei tea, mõned mingid kohad veel, mis on märkimisväärse tähendusega siin Somerool, mis ei ole põllud. Praegu siit nagu peegeldab valgus vastu, aga kui te näeksite siit aknast praegu välja, siis siin oleks ikka veel ainult põllud. Somerool on väga palju põldu ja väga palju metsa ja väga palju traktoreid. Taivi on praegu koolis, me sinna kooliparklasse lähme, siis ma saan teile arvatavasti traktoreid näidata, kuidas inimesed traktoritega koolis käivad. Ja me saame minna sõitma piuhad. Ka minu arust Maria videos kunagi me rääkisime sellest, et siin Somerool on siuke ring, mida inimesed sõidavad. Me võime seda ringi ka sõitma minna. Vaadake nüüd, see must auto keerab ringi peale. Mõtled, et okei, et ju sa oled ringi peale, et kuskile mujale suunda minna. Ei, keerame sinna sama tagasi, kus me tulime. Sõidame seda samat ringi uuesti. Ärme midagi mõistlik oma eluga tee. Aga enne kui me üldse nagu millegi selliseni jõuame, siis ma tegelikult on haige. Ma on ülipaks nohu, nii et kõigepealt ma pean minema apteeki ja ostma endale mingit nohurohtu ja siis me saame alles hakata mööda linna seiklema. Apteeki. Kotrilinn. Ninasprei. Katsetame siis Soome ninasprei ära. Vau, Sudafed küll siuke ei ole. Kuidas seda nüüd siis? Siin peab vist vajutama nuppu. Ma loodan juba sa nüüd igati varsti. Ravimid on ostetud. Lähme nüüd linna peale. Lähme vaatame Somerot. Alustame siis Somerool kõige legendaarsema asjaga, milleks on piuha. Ja piuha on see ring, mida need inimesed lihtsalt oma autodega sõidavad ja sõidavad ja sõidavad ja sõidavad. Me ei saa ühte õiget Somero tutvustavat videot teha, kui me ei lähe seda piuhat sõitma. Näe, juba mingi bemm sõitis must mööda, ta raudselt tuli piuhast. Lähme katsetame. Mina ei ole kunagi sellest piuha sõitmisest aru saanud, sest et mul on paremad ka teha ja paremaid kohti ka, kuhu oma kütust panna. Aga me oleme Somerool, me peame seda tegema. Okei, siit hakkab. Näevad siit ringi pealt. Nüüd lähme. Ja piuha läks käima. Ja nüüd me sõidame lihtsalt otse. Oh my god, traktor tuleb vastu. See traktor raudselt paneb piuhad praegu. Tervitused! Boom! Ja siis tõmbame siia parklasse. Niimoodi. Ja siin peaks nüüd keerama ringi. Ja me lähme täpselt sama tee peale tagasi. Ja keerame tagasi. Ja see ongi piuha. Seda nad siin sõidavadki. Seda, mis ma teile just näitasin. Edasi, tagasi. Keerad ringi, sõidad siia, keerad ringi, sõidad tagasi. Nüüd me oleme tulnud piuhat sõitma õige piuha autoga ja legendaarse piuha sõitjaga, kes on kogenud piuha sõitja. Ma näitan teile ka, milline näeb õige piuha sõitmisauto välja. Kleepse, siin on ka igasugu, näe mingi tšikk lõhnastab autot, mida siin ei oleks, on ju, kroksi leidub. Seal on küünlaid, siin on nätsu ja siin me sõidame piuhat. Siin on nagu ikka Red Bull, nagu õigel piuha sõitjal ikka olema peab. Piuhal tekkis ka probleem. Ta järgmis
mis on probleem? kõik tuttavad on kadunud. Keegi teine ei sõidagi piuhat, kujutate ette. Kus on kõik inimesed? Kell on 5, kus on kõik ringisõitjad? Me tulime otsima neid mujalt. Niimoodi hängitakse. Piuhal viskab kopa ette, siis lähed natuke seisma. Me oleme jõudnud minu kõige hiljutisema koolimaja ette ja nagu ma ka aimasin, siis siin on palju traktorid. See seal on minu koolimaja, nagu te näete. Inimesed läksid sisse, aga sealt on vaja mingit koodi, et sisse saada vist. See kool ehitati valmis siis, kui mina läksin 12. klassi äkki ja siis viimase oma klassi minu arust ma sain siin käia. Enne seda ma olin barakkides. Siin te näete siis hunnikus traktoreid. Minitraktorid on need kõik, millega siis noored kooli tulevad ja seal taga on ka üks suur traktor, millega noored kooliks käivad. Ja siis vahetundidel nad võtavad need traktorid siit parklast ära ja lähevad seda piuhat sõitma, mida meie kõik koos just sõitsime. Siin raamatukogus olen ma ka väga palju oma aega veetnud. Küll ma tulin siia enne trenne. Vahetundidel olen käinud raamatukogus. Raamatukogu oli nagu väga suur osa mu Someru elust. Vahepeal ma lugesin raamatuid ka. See ei olnud see põhjus, miks ma siin käisin. Ta oli rohkem lihtsalt nagu hanging spot, kus olla. Siin ei tohtinud süüa, kes me võtsime mingeid krõpse kaasa. Siis me sõime krõpsu siin raamatukogus. Istusime arvutis, mängisime koos supermodelli raamatukogus. Peitust raamatukogus. Siin on tihtipeale kunstinäitus olnud ja minu kunstitöid on ka siin seintal kunagi ammu olnud. Aitab nördimisest. Nagu ma mainisin, siis enne seda koolimaja käisin mina õppimas barakkides ehk siis sihukestes nagu ehituskonteinerites. Ja teate, ma arvan, et neid ehituskonteinereid ei ole siin alles enam. Aga lähme korra piilume, lähme korra tšekime biiti. Peaasi, et siin ühelegi traktorile otsa ei tagurda praegu. Ei olegi. Plats on täiesti tühi. Nad ei lase siit isegi aiast sisse, aga vot see vesine mudane plats, mis siin kohe aia taga on. Siin ma käisin gümnaasiumis. See maja siin oli eelmine gümnaasium. Ta tõdad, et see asi on gümnaasium. See näeb välja nagu mingi laohoonel. Ja seda päris pikalt ei viidud ära ka. Aga vot nüüd on see ära viidud. Nüüd ei ole siin midagi enam. Mälastused on läinud. Aga lähme vaatame, kas mu põhikooli väiksed barakid on alles. Ma ei usu, et on. Tõesti ei usu. Aga ma juba näen, et ei ole. Vaadake. Orav. Moi orava. Moi orava. Ühesõnaga, siin, kus ma praegu paiklen, siin oli varem minu põhikool, konteinerid siis. Ja täpselt siin minu selja taga oli see barakki, mille ma täitsin A4 paberitega koos oma sõpradega. Suurejoonelise prängi tegime siis. Aga nüüd on minu kooliala muudetud parklaks. Ausalt öeldes natuke kurb. Umbes selle koha peal õppisime näiteks inglise keelt. Noh, näete, siit natuke kõnnime siia poole, on ju. Ma ütleks, et umbes täpselt siin õppisin ma matemaatikat. Siin oli minu kool. Enam ei ole. Siit ei tuli koolist ära ja enam neil ei olnud vaja alles jätta neid asju siin. Mida me ikka harime neid teisi enam. Okei, nad teised saavad päris koolimajas hariduse. Nad ei pea konteinerites matemaatikat õppima. Lähme vaatame siis mu algkooli ka üle. Ma jõudsin sellest kohale. See on lapsi, ma ei saa ju filmida seda koolimaja. Näete seal, see majake. Ta on kordades suurem. Kahjuks ei saa näidata. Ma kuulsin, et noored ronivad selle koolimaja katusele. Nii et võib-olla ma peaks Taivile ütlema üks päev, et vii mind ka sinna koolimaja katusele. Näita, kust seal saab ja lähme hängime koolimaja katusel. Seal on Lidl. Seal Lidlis olen ma ikkagi ka väga palju käinud. Vahetundides sai seal käidud, et koolis snäkke osta. Peale kooli sai seal käidud. Lidl oli nagu go-to pood, sest et see on alati odav olnud. Nüüd on meil koolid läbi käidud ja te olete minu haridusteekonna ära näinud. Lähme tšekkame üle selle koha, kus mina ööbisin kuuris. Lähme minu vanasse korterisse. Õigemini mitte me ei lähe sinna korteri sisse, sest see oleks illegaalne. Lähme sinna korteri ette. Me oleme jõudnud minu huudsi. Lätsin auto natuke teise maja parklasse, sest et see minu korteri osa on nagu siuke veits kinnine ala ja jamps on seal parkida ringiga nagu suss oleks ka, kui mingi võõras autost ilmub sinna maja ette ja hakkab filmima nagu. Oh my god, nostalgia. Näete, siit tulete sisse. Siin ongi minu kodu. Teate, aga see korter on täiesti tühi. Ma nüüd piirun aknast sisse. Siin ei ole kedagi ega midagi. Minu köök. Ja näete, kuur. Siin ma ööbisin. Otsustasin, et selle asemel, et täpselt siin mu kõrval oma toas, oma voodis magada, tahan mina magada täna oma kuuris. Sest miks mitte magada kuuris? Jumal tänatud, et siin keegi sees ei ole. Ma täiega kartsin, et ma tulen kellegi kodu nagu. Ongi ju. Siin on ju magamistuba. Okei.
üles. palju kell on? Kell on 10. 10. Siin oli mul muidugi aed ees ka. Siin päris niisama ei saanud nagu metsa. Ma elasin nii palju siin ja nii kaua siin. Ja siis mu vend elas siin. Ja siin kõrval elab ikka kuri mammi naaber. Teda ma natuke siiani kardan. Ta ussitas mind täiega. No vot, kodus käidud. Lähme mööda metsateid minema siin. Näete, täiesti haige, see terve Somer on lihtsalt siuke. Igal pool on mets. Nüüd on meil mu kodu ka nähtud ja teate tõesti, meil läks nii heaks praegu. Nii tore oli kuidagi. See oli mu esimene korter. Enne seda elasin ma ilusti kodus ja ma elasin seal päris mõnda aega ja teate, täitsa tore oli näha seda kodu ja nunnu. Aga nüüd oleks vaja üles otsida see maha jäetud maja ja ma ei tea, kus on. Ma nüüd sõidan ausalt öeldes nagu suht huupi praegu. Emps andis mulle mingid umbkaudsed juhised, kus ta arvab, et see oli, aga no ma ei tea. Tulin kuskile suvaparklasse. Ma vaatan Maria videot. Äkki seal ma nagu näen, mis see tee on, kust me läksime. Riia, Sydney, maha jäetud maja. Me käisime 2 korda Mariaga seal majas. Sigi, kas sa saad aru, meil on täna terve laupäev, et ühte sama ringi otsast peale. Siin on näha ainult põldu ja metsa, see näeb välja nagu iga teine nurk siin Someral. Ma ei tea, kus see maja on. Ma ei tea, kuhu ma teid viima pean. Audiotalo Somero. Äkki see ütleb mulle midagi. Audiotalo soome keeles on mahetatud maja. Kas see võib olla see maja või? Äkki see on see maja, kas siin on mingi aadressi ka või? Siin ei ole aadressi, ma ei tea, ma lihtsalt lähen sõidan korra ühte teist teed, mis mu vaimu silmas nagu on, et see võib olla õige koht, aga ega ma ei luba midagi. Ega ma sinna sisse ei taha minna, ma ei julge, ma olen üksinda. Ja võib-olla see on üldse ära ostetud ja ilusaks tehtud, on ju, kes teab? Ma kaldun arvama, et ma olen tegelikult täiesti vales kohas. Mul on miskipärast tunne, et see ei ole õige suund. Ma ei oska nagu guugeldada ka. Mis ma panen sinna Google'isse? Maha jäetud maja. Ma ei tea, ma tõesti ei tea. Okei, ma olen kuskil täiesti vales kohas omadega. Teile suure kurbusega tõdema, et ma ei tea, kus see maja on. Kahjuks ma ei saa teile näidata ikoonilist mahajäetud maja. Ma südamest vabandan, ma tahtsin ise ka seda maja näha. See jääb meil nägemata. Ega mul vist väga muud teile siin siis näidata ei olegi. Saite väikse tiiru minu kodulinnast Somerost. Kui tahate siia turistina tulla, ma arvan, et ärge tulge. Siin ei ole väga midagi teha. Ma küsisin Taivi käest, et kus on need kohad, kus noored hängivad ja ta ütles, et Lidlis. Et nad hängivad Lidlis. See ongi see koht, kus noored hängivad või? Jaa, kui paneb su video. See, ma arvan, ütleb teile juba, et missuguse kohaga on tegemist. Aitäh, et te seda videot vaatasite. Mina kavatsen siin Soomes oleku ajal veel mingi video Taiviga ka teha, aga temaga on natuke raske teha, sest et Taivi ei ole kunagi kodus. Taivi hängib ainult sõpradega ja on ainult sõprade juures. Ega ma ei tea, kuidas ja millal me seda videot teha saame, aga ma üritan. Ma loodan, et teil oli seda asja natukenegi huvitav vaadata ja kui ei olnud, siis sorry. Minul endal oli huvitav vähemalt need kohad läbi käia. Pilk peale visata, et mis siin siis toimunud on vahepeal, kui mina siit ära lahkunud olen. Ma näen teiega järgmises videos. Olge muhedad. Tšau!